päevast. Täna on 24. aprill, kell on 12.06. Olemise rõõmu grupis Facebookis olen siis teie ees praegu ja mul on väga tugev tunne, et tulla teie ette siia gruppi. Sagedus on väga kõrge. See, mida ma kogen, see, mida ma tunnen. Elle on see, kes seal vaatab praegu. See on Elle. Ja tulen teiega jagama. Tulen teiega jagama viimaste päevade taipamisi ja seda, et kas nüüd on aeg, et kas nüüd on päriselt aeg. Ma kirjutasin pealkirjaks, et olemise rõõm on sinu vägi ja olemise vägi on see, mis loob. Ja kui ma praegu rääkima hakkasin, hakkas mu jälle see vasak kõrv hakkas täiega undama, sest et mu keha ja planeet ja see info, mis mul pidevalt alla laeb, et sõnumid, mida ma pean läbi oma keha edastama, mis ma pean rääkima, on tähtsad. Hetkel vaatab ainult Elle. 295 inimest saavad puudutatud kaudselt, kes grupis on. Rohkem veel. Sest need sõnad ja see info on ühenduses meie kehadega. Et ka kõik need, kes füüsiliselt siin praegust eetris kohal pole, saavad kogeda seda, mida ma tegelikult olen alati teadnud, mis ma tahan jagada teiega. Me vaikime liiga palju. Me ei kõnele oma tõde. Meil on tarvis kõnelema hakata, sest et maa, Eestimaa küsib. Ja 2 päeva tagasi oli mul üks oluline hetk, mis pani mind korraks nagu peatuma ja tulema sellesse tõesse, mida mul kästakse, sõna otseses mõttes kästakse teiega kõigiga jagada. See infolaviin ja see, mida ma teiega nüüd täna siin jagan, tuleb mu südamest, tuleb mu südame kaudu, sest see on mulle oluline. 22. aprillil oli maapäev, rahvusvaheline maapäev, kus ühiskond, inimesed on loonud ühe päeva selleks, et me pööraksime tähelepanu planeet Maale. Me oleme selle loonud tehislikult, et kas või kord aastas mõelda sellele, et me oleme elus, me elame siin koos planeediga, me oleme siin ühe kõige lahkema, kõige hoolivama, kõige kaastundlikuma ja kõige armastavama ja ausama olevusega nimega Maa. Ja inimkond, ma räägin nüüd eestlastest, ma sündinud see eestlastena siia Maale. Me nimetame Eestit Eestimaaks.
ja kui me kuulame seda sõna Estonia, siis selles sõnas kõlab siukene lause nagu stone, nagu kivi. Ja Eesti, seal kõlab sõna eest, ees. Ja maa, sõna maa, need tähed kannavad sõna maa, mina. Iseenda eest, maa eest. Kivid siin Eestimaal kannavad tarkust, miljonite aastate tarkust. Kivimälus on kogu planeet Maa info, mis iganes siin planeedil Maa on toimunud. Meil eestlastena, siia sündinuna, meil on ühendus selle maaga. 22. aprillil õhtul kell 9 juhtus mul autoõnnetus, mis oli mingis mõttes rituaal või pühitsus, sest mul hüppas teele kits autole sisse. See liikumine, siis kits sai surma, see oli šokk. Autol on katki esiklaas, peegel on küljest ära, vasak tiib autol vajab remonti. Sümboolselt ma näen seda selliselt, et see kits šokk andis oma elu. Sellel on sügavam tähendus. Andis oma elu selle eest, et ma tuleksin rohkem kehasse. Tuleksin kiirusest kehasse. Tuleksin siia, et kõnelda seda tõde, et ma ärkaks ülesse rohkem siia kohale, siia maale, sest meie Eesti maa kannab väga kõrget sagedust ja on väga kriitilise aspektiga kogu kontinendi, kogu planeedi elus. Eesti metsad kannavad väga suurt tähendust. Ja mul on antud, ma tunnen seda nagu tõuget. Mul on antud ma võiks öelda isegi nagu kohustus kehana siin kõnelda teile, kui oluline see on meie tuleviku jaoks. Kui oluline on see, et me tuleksime kohale oma kehasse, ühenduksime planeediga, ühenduksime esivanemate tarkusega ja võtaksime selle ressursi, mida meie vanad eestlased pidasid kõige pühamaks siin planeedil. Siin planeedil on pühadus kadunud. Mul on siin võimalus praegu seda kõnelda, et kõikide jaoks, kelle jaoks on püha, et kelle jaoks on elu püha, kelle jaoks on loomine püha, või mu keha tahab aevastada. Plahvatus. Kelle jaoks on elu püha. Meil on aeg tulla kokku
ma aevastan. Jääbus. Kogu keha, te teate seda, et kui keha aevastab, siis sellel hetkel süda ei löö. Meil on aeg suu lahti teha. Meil on aeg kõnelema hakata, rääkima hakata lindudest, loomadest, sellest, mis on püha. Ja mäletada seda, mis on püha. Püha. Vanade eestlaste jaoks oli püha kodu ja perekond, vesi ja allikad, tuli, metsad, loodus, loodusvaimud. Ja see ühendus eluga oli alati toetatud. See ühendus maaga oli alati toetatud. Kõik see, mis me saime kaasa oma esivanematelt, need metsad siin Eestis, see maa. Ja see ei ole mitte ainult see, vaid siin Eesti maal on väga palju, me teame neid soid, neid ürgseid metsasid, mida väga paljude riikide targad inimesed teavad ja tunnetavad, et siin Eestimaal on väga kriitilised ja tähtsad kohad planeet Maa tuleviku jaoks. Osa tarkasid inimesi on öelnud seda, et Eesti on nagu planeet Maa käbinääre, ehk siis käbinääre, mis hoiab tasakaalu. Ja kui Eesti Maa tasakaalukeskus, kogu planeedi tasakaalukeskus saab häiritud, tasakaalust välja viidud, siis kogu kontinent saab tasakaalust välja viidud. Ja tasakaal maa ja taeva vahel on olnud alati jumalikkuse sümbol. Millist tasakaalu me iseendas saame luua, kes sa tegelikult oled ja mida sa tegelikult tead. Kirjutasin siin story'sse eile meie naised, kes on siin naised siin grupis. Sa tead midagi, mida sa tegelikult tead, mis sa oled vältinud teada. Ma pean jagama seda laivi praegu, et osad inimesed saaksid siia tulla, keda ma soovin, et siia tuleksid. Kes saavad olla panused sellele energiale. Ma tean praegu seda, et miks me oleme siin praegu kahekesi, keegi vaatab veel peale Elle. Siin peavad olema ainult valitud hetkel, ega seda pärast näevad. Vaatan, kas ma leian üles nüüd selle. Nii, kutsusin. Ma soovin, et kui te siia nüüd tulete, kes vaatavad ka pärast järgi, et me tuleksime kohale oma kehasse. Täiesti kehasse. Hinga. Kõrv kumiseb mõnusalt. Kes sa tegelikult oled, kes sa oled vältinud olla.
mida sa tegelikult tead ja sa oled vältinud teada. Milleks sa tegelikult võimeline oled, mida sa oled vältinud olla. Kes sa tegelikult oled, mida sa tegelikult tead, mida sa tegelikult vastu võtad ja tajud. Kes sa tegelikult oled. Meil on aeg tulla oma võimekusse, sest meil ei ole aega enam istuda, seda pole olemas. Me püüame pidevalt vaigistada ennast, me püüame olla vait, sõnadega vait ja lasta maailmal meiega manipuleerida. Me teame, kuidas see asi käib. Meil on aeg teha häält, sest meie hääl mõjub 1000 kordi rohkem kui vaikus. Ma tegin just story täna, et meil ei ole vaja laulda ja tantsida iga 4 aasta tagant, siis kui meil on tantsu- ja laulupidu. Võime seda teha kohe ja kohe. Iseendana. Mida sa tegelikult tead? Mida sa tegelikult tead? Kes sa tegelikult oled? Kas nüüd on aeg seda kehastada, seda kanda, seda elada? Millist tõde sa tegelikult kannad? Mida planeet maa ootab? Kes sa tegelikult oled? Mida tulevik tahab, et sa oleksid? Sinu lapsed, need, kes praegu on veel sündimata. Kes sa tegelikult oled? Mida sa tegelikult tead? Mida sa saad kehastada? Keda sa saad kehastada? Ja ma tajun nii tohutult tugevalt hetkel seda, kuidas need, kes teavad, need teavad, üks koht, mis väega kaasneb, on see, et su vägi saab maale tulla ja sa saad seda kehastada. Mitte ainult teada. Sa võid teada. Aga meil on tarvis nagu seista oma kodu eest. Meil on tarvis seista selle maa eest. Meil on tarvis tulla välja. Meil on tarvis kõnelda rõõmu. Meil on tarvis kõnelda elu. Meil on tarvis laulda ja tantsida. Meil on tarvis käest kinni võtta. See on otseses mõttes. Ma tean, et see jutt praegust kõlab ja tirib sind välja sellest reaalsusest, kus me oleme harjunud olema selles vaikuses ja vaikima. Ja sellepärast ma näen ka, et siin on nii vähe vaatajad hetkel. Sellepärast, et see on nii tähtis ja oluline, mida see tegelikult loob. Nüüd vaatab siit 290 uuest liikmest 2 inimest. Kas pole mitte huvitav? 296 inimest julgevad selles energias praegu olla. Ja on hetkel kohal.
mitte, et see, kes kohal ei ole, oleks kuidagi halb või vale. Sugugi mitte. Kui sa pärast järgi vaatad, siis tunneta, mis ühendus on sul maaga. Tunneta, mis ühendus on sul tegelikult oma väega. Märka seda, kuidas see nähtamatu uduloor teeb sind väiksemaks. Ja märka seda, kuidas me oleme peitnud iseennast, et nähtavale tulla. Kes sa tegelikult oled, kallis? Kes sa oled vältinud olla? Kes sa tegelikult oled? Et kui sa lubaksid nüüd omal olla ja step upida oma väesse, oma teadlikkusse, kehastaksid seda, siis mis saab sündida? Ma kutsun kokku kõik need vaatama seda videot. Kas kohe praegu või pärast salvestusena? Näed sa, 4 inimest on kohal juba praegu. Kes julgevad teada seda, mida te teate. Ja kas nüüd on aeg teada seda, mida sa tead ja kehastada seda, mida sa tead. Ja kehastada tähendab seda, et sa hakkad elama seda, mida sa tead. Sa hakkad elama seda elu, mida sa tead. Olemise rõõm, olemisest rõõm tuleb lõdvestumisest. Lõdvestumisest sellesse, kes sa tegelikult oled. Miks me ei lase lõdvestuda endal sellesse, kes me tegelikult oleme? Miks me ei kehasta seda, miks me tegelikult teame? Mitte kõik, paljud. Sellepärast, et sa lased ennast manipuleerida. Sa lased endaga mängida. Sa lased oma maailma tulla vähemal, valedel ja ududel. Sa lased oma uksest sisse sellel, mis pole tõde. Sa lased oma maailma sisse asjadel, kes ei pea sinu maailma tulema. Miks sa seda teed? Või miks inimesed seda teevad? Sellepärast, et me ei ole uskunud oma väesse. Miks me ei ole uskunud oma väesse? Miks me oleme lõpetanud selle usu oma tõelisse väesse? Nagu vanad eestlased tegid. Nad uskusid tulejõudu, allikate väge, kodusse. Nad hoidsid seda, see oli püha. See kõik oli püha. Kodu, pere, rahvas, mets, tuli, allikad. Ja vaimumaailm. Nähtamatu vaimumaailm. Ja see maa, kus me elame. Miks me laseme ennast udutada? Sellepärast, et me oleme kaotanud usu. No siis, kui see on vale, et me oleme kaotanud, me oleme lubanud lihtsalt kõigel sellel, mis pidi olema varjus, olema varjunud. Ja mis siis, kui
praegu siin mina kõnelen. Kõik see, mis on olnud varjus, saab tulla nähtavale. Mida sa tegelikult tead ja kes sa tegelikult oled. Ma kõnelen sinuga otse. Ühendume kõik nüüd korraks Eestimaaga. Selle püha kohaga, mida me saame hoida ja kaitsta. Kaitsta tões, mitte relvadega. Kaitsta, mitte kaitsta, vaid seista oma kodu eest, oma pere eest, oma tuleviku eest, tõe eest. Kõnelda tõde. Selleks, et tõde saaks üle võtta ja udu, see hajutus, mis siin maa peal praegu toimub, eriti Eestis, see ei saa enam domineerida. Meie vägi tões, elades, kehastades on suurem kui selle udu jõud. Ja udu tõuseb, kui päike tuleb välja. Te teate rabades seda. Või augusti õhtutel. Udu kaob, kui päike tuleb, kui päike loojub. Või varakult tõuseb, siis udu on nähtav, kaitsev kiht. Vaimumaailma sümbol. Ja see udu, millest mina räägin, on see udu, mille me oleme segamini ajanud tõega. See on see udu, mis ei lase sellel päikesel ja sellel tõel siin sellel planeedil praegu tõusta. See kitseke, kes mul auto ette jäi, ohverdas oma elu oma sõnumiga mulle, et ma pean kõnelema. Planeet Maa kõneleb läbi minu. Kallis naine, kallis mees, kes sa vaatad. Meil on aeg tõusta nagu päriselt. Tõusta oma väesse, kõnelda tõde, seista oma kodu eest, seista oma metsade eest, selle linnulaulu eest. Selle rõõmu eest, mida need linnud siin sulle laulavad täna kevadel. Seista nende loomade eest, kes meeleheitlikult otsivad omale uut kodu, need karud, kes kolavad ringi ja kohtuvad koduhoovides inimestega ja linnades, kelle metsad oleme maha võtnud rahaahnuse eesmärgil. Ülo Vooglaid ütles, et Eestimaa elanikest on saanud kodanikud ja päris elanikud. Neid päris elanikke on jäänud väga väheks. Neid elanikke, kes elavad siin maal, nende metsade, nende põldude, nende taimede, nende lindude ja loomadega, mis on olnud alati püha. Mida maa ütleb, et nagu tulge koju. Päriselt, tulge koju. Tehke häält ja seiske tõe eest. Seiske oma esivanemate pärandi eest. Seiske nii, et teie hääl kõlab
teie laulud kõlaksid, teie tantsud ja seelikud, värvilised seelikud naised lehviksid üle kogu Eestimaa. Mitte ainult 4 aasta tagant, vaid kogu aeg. Kus me laulame allikatele, mis aktiveerib neid. Kus meie nähtamatu jõud ja usk nähtamatusse saab pühkida kogu rumaluse, tehislikkuse, millest Eesti inimesed on ennast eraldanud ja ärataks üles kõik need inimesed, kes on valmis praegu tegelikult oma maa eest seisma, oma tõe eest seisma, oma mina eest seisma. See on minu sõnum sulle täna. Tuleb mu seest. Olen samuti olnud juhitud kõrvale sellest sõnumist väga kaua. Arvan kuskil 3-4 aastat. Ja täna ma ei saanud vait olla. See kitseke, kes mulle tee peal ette hüppas, äratas minust selle sõnumi, mida ma tegelikult mäletan, mida ma tegelikult tean, kes ma tegelikult olen ja mida ma saan tegelikult kehastada. Ja kui mind kuulab kas või üks inimene siin, siis ma juba olen muutnud reaalsust, ma olen juba toetanud kodu, ma olen hoidnud maad, sest üks inimene on võimeline oma teadvusega ja tõega looma sellise energialaine üle kogu maa, mis toodaks elektrit kogu Eesti maa suurusele pindalale 3 kuuks. See tähendab seda, et kui mind praegu vaatab 3 inimest, siis me oleme loonud tohutu energialaine selle tundega, selle teadlikkusega ja selle väega, mida sa tegelikult tead, kes sa tegelikult oled ja mida sa tegelikult lood. Minu jaoks on iga sõna pühitsus. Minu jaoks on iga hetk püha. Minu jaoks on iga liigutus püha. Ja muidugi mul on kaugeltki mitte perfektne, asi ei olegi selles, vaid asi on selles, et julgeda kõnelda enda kehast, südamest ja vaimust seda tõde, mida sina tegelikult kannad, mida mina tegelikult kannan. Kui see sind kõnetas, kui see sinus pani mäletama midagi, kui see sind haakis justkui selle tõe külge, mida sa tead, siis kirjuta mulle isiklikult. Kirjuta mulle, mida sa tunned, mida sina tead ja kirjuta siia kommentaari. Mis sinus ärkas? Milline olemise vägi ja tõde sinus ärkas? Või kas ärkas? Praegu ma jätan sinuga hüvasti. Õhtul kell 6 on meil otseülekanne. Ja me järjekordselt läheme 6. korda tegema Kristiinaga facelifti. Facelift väestab, facelift tõstab esile sinu väe, peatab jooksmise, peatab
vananemise, toob sind kohale ja aktiveerib kogu su olemuse elamaks kohalolus siin ja praegu. Ja kutsun siis kõiki õhtul kell 6 otse-eetrisse siiasamasse gruppi ja esitama küsimusi, mis iganes küsimusi teil siis hetkel üleval on teie maailmades. Ja praegu siis ütlen teile tšau!